Suures klassis, kus on palju õpilasi, ei jõua õpetaja igas tunnis päris kõikide õpilastega eraldi tegeleda. Mõned lapsed aga vajavad õpetajalt rohkem tähelepanu. Sellistel lastel on palju kergem õppida väikese õpilaste arvuga klassis. Väikeses klassis jõuab õpetaja iga lapsega tegeleda. Siis läheb lastel õppimine palju ladusamalt. Kuid olgu klass suur või väike, tähtis on, et õppetöö toimuks ruumis, kus lapsed ja õpetajad ennast hästi tunnevad. Vaatame, mida tegi väikese klassi laste heaks õpetaja Pille. Pille õppis ülikoolis õpetajaks, kes õpetab eriliste vajadustega lapsi. Sügisest asub ta koolis tööle. Temast saab väikese klassi õpetaja. Pille valmistub hoolikalt oma tööks. Ta joonistab suure tähestiku, valmistab eesti keele reeglitega plakatid ja muid vajalikke vahendeid, et õpilastel oleks lihtsam õppida. Kõik abivahendid tuleb varakult klassiruumi paigutada. Kui aga Pille esimest korda oma klassiruumi näeb, on ta väga pettunud. Tema ruumis ei ole korralikku valgustust, aknaid ega värsket õhku. Varem hoiti selles ruumis koristamise vahendeid. Pille selgitab väikeklassi õpilaste tegelikke vajadusi direktorile. Üheskoos leitakse lahendus. Mõnel lapsel läheb õppimine paremini klassis, kus on vähem õpilasi. Väikese klassi õpilaste klassiruum peab olema samasugune nagu kooli teised klassiruumid. Umbses ja kitsas ruumis ei taha ju keegi viibida. Kuidas sa seal veel õpid? Kool mõistis väikeklassi tähendust ja leidis väikeklassi jaoks kena klassiruumi. Igal õpilasel ja õpetajal on õigus töötada ruumis, kus on piisavalt valgust ja õhku, samuti piisavalt ruumi, et laua ääres õppida ja kirjutada.